nagu ennist öeldud sai, siis tõesti terve päeva täna siin Tallinnas sadanud on ja tegelikult mitte ainult täna, vaid sisuliselt terve nädal, ehk siis on juba kõik viimase mängu peale, aga Pärnu paneb nüüd palli mängu. Oli see number 9 Kristjan Saart, kes palli sealt 91. minutil ju tegelikult see viigivärav Brent Lepistu jalast tuli ja nüüd siin ohtlikult jõuab pall kasti ka. Vaatame, kas Sapinen saab löögile. Sapinen lööb ja Sapinen avab skoori 5. minutil. Flora läheb juhtima, Rauno Sapinen võtab siin kõigi pinged maha ja no kukkus see pall sinna Sapinenile natukene õnnelikult ka karistusala joonele. Ei olnud tal kaitset kohe peal ja tõmbas vasaku jalaga ilusti posti äärde. Vainu küll sirutas näpud välja, aga ei ulatanud ja 20-25. Vaatame, kas siit õnnestub nüüd Vihmanil lüüa ja on pall seal joone peal ja käib latis ära ja jällegi Lepik lükkab halvasti ja nüüd on Sapinen vasakult läbi. Vaatame, kas läheb ise siit lööma ja läheb ise lööma ja latt jällegi kolksub, Vainu saab näpud vahele. Ja hea pall ja nüüd on olemas. Ja Brent Lepistu ikkagi on see mees 57. minutil, kes viib Flora 2-0 ette jällegi. Kapten imeline Flora Viljandis päästnud Brent Lepistu on ka siin nüüd selle üli. See on päris mitmest nurgalöök, mille Flora juba lühikselt lahti mängib täna ja Sakarjale nüüd karistusala joonele mängitakse ja keerab sealt napilt tagumisest ristnurgast päris lähedale ära lõpuks. Ja nüüd Sorga saab siin proovida või ei olnud see Sorga, oli see Kerman Slein 84. minutil ja läheb Flora 3-0 juhtima siit. Oli praegu natukene ruumi seal karistusala joonel ja Pärnu mehed jäävad siit ka maha istuma, no nende jaoks on see nüüd küll Sorga löögi annab madalalt kasti ja tuleb kastist välja ja Flora võtab siit 3 punkti, 3-0 Pärnu Vapruse vastu ja sellega 33. voor otsa lõpeb, aga nüüd mängu tipphetked ja siis ka loodetavasti intervjuud. Jääge lainele!